Setomaad külastanud peaminister Jüri Ratase kinnitusel moodustab valitsus sundliitmiste teele Setomaa valla, vaatamata sellele, et Meremäe vallavolikogu on selle ettepaneku tagasi lükanud ning ka Mikitemäe ja Värska volikogud pole oma jah-sõna veel öelnud. Valitsusel oli üks soov küsida tegelikult Setomaa valla teket või mitte teket 4 omavalitsuse käest. Osalusprotsent punkt 1, see oli väga kõrge, teiseks punkt 2, toetusprotsent nendes, kes osalesid, oli väga suur, kes soovivad Setomaa valda, et eks tänasel hetkel on siis kuni 15. maini aega kõigil teha oma ettepanekuid, aga ma pean ütlema, et minu jaoks on väga suur argument, mida 4 omavalitsuse elanikud arvasid. Kui Setomaa valla loomine näib olevat valitsuses otsustatud asi, siis sugugi selge pole see, millisesse maakonda Setude omavalitsus kuuluma hakkab. Valitsuse määruse eelnõu kohaselt saab selleks olema Võru maakond, millele aga Põlvamaal tuliselt vastu seistakse. No millisesse maakonda siis Setu vald kuuluma saab? Jah, selline küsimus, millele selgelt vist vastata hetkel ei saa, aga meie ettepanek on, diskussiooni kuskilt tuleb alustada, meie ettepanek on Võru maakonda, aga siin on natuke tuline arutelu ja tuline debatt ja ma arvan, ta mingi määral ka kandub ka valitsuse kabineti, kus asjad väga tähelepanelikult kõik pentsusteni võetakse lahti ja arutatakse läbi ja ma arvan, et aeg näitab, aga me püüame teha parima otsuse. Ja 2/3, ma saan aru, 2/3 territooriumi ja üle 2/3 inimesi elab Põlva maakonnas, on ka valitsusliikmed, kes väga toetavad, et ta jääks Põlva maakonda. Ma arvan, aga see lahustükk ja Orava kuulumine Võru maakonda loovad teatud arusaam, et tekitavad teatud keerulisus sellele küsimusele. Et ehk valitsus arutab ja kindlasti leiab vastus. Ikka parem variant oleks ikka Põlvamaa. Sellepärast, et kogu aeg olen Põlvamaal olnud, et nüüd äkki Võrumaale, aga eks valitsusest otsustab siis. Kui valitsus arvab teisiti, siis äkki et ole. Millised need meeleolud volikogus on, et kummale poole siis rohkem see kaldub, et kas maakonna suhtes? Just. Jah, meil ikka volikogus ikka rohkem Põlvamaa suhtes, kuigi oli ka arvamusidega, Võrumaa ka halb variant ei ole, aga parim variant on ikka Põlvamaa. Setomaa vallast enamus endisi valdasid on olnud ju Põlva maakonna koosseisus ja inimesed on harjunud ja kultuuriruum on ka pigem ikkagi Põlvamaa maakonna osas selline. Ja teises osas on see, et siin ministrid on rääkinud, et ega inimesele võib-olla ei olegi vahet, kuhu maakonda ta kuulub. Aga see on administratiivselt tähtis, et nendele ametnikele, kes maakondades töötavad ja kes valdades töötavad, nende omavaheline koostöö ja see kõik saab siis rikutud. Et see uude maakonda minek, et me ei oska keegi ette prognoosida, mis siis toimuma hakkab. Kuidas need suhted ja need sidemed ja need siis toimima hakkavad. Et see on kõige olulisem asi. Ja loomulikult ikkagi ma korrutan veel seda, et suurem osa sellest rahvast ju on sellest territooriumist on kuulunud Põlva maakonna alla, nii et meie meelest on see täiesti loogiline ja me oleme seda meelt, et kui Setomaa vald peaks tekkima, siis ta peaks kuuluma kindlasti Põlva maakonna koosseisu. Mis siis juhtub, kui ikkagi valitsus otsustab teisiti? Mis seal siis juhtub? Suur segadus tuleb ja teadmatus kindlasti, et esiteks ühistranspordi korraldus, mis on praegu maakondade põhine, see oluliselt võib muutuda, kuidas nüüd siis need praegused Põlvamaa vallad, kuidas neis hakkab siis Võru maakonna ühistransport olema. Praegu Põlva maakonnas toimub see väga hästi. Kõik need sellised väiksemad nüansid. Eks tuleb ühte maakonda, Setomaa vald, tema koht tuleb leida, et on see Põlva, on see Võru ja ma arvan, et ka siin on, ühelt poolt kohalike elanike arvamus tähtis, aga teiselt poolt eks me peame seda pilti tervikuna vaatama. Ei ole tehtud mingit eelotsust või kabineti vaikuses otsust, et Seto vald läheb ühte või teise maakonda. Sellist lõplikku otsust ei ole. Sellest määruse eelnõus ikkagi on ju Võru maakond kirjas. Ma ütlen veel kord, et me peame tervikuna vaatama üle kogu selle kaardi, kui see on 15. mai on käes ja seda valitsus kindlasti ka teeb. Millal see otsus tuleb?
seaduse järgi on lõplik otsustustähtaeg 2 kuud peale 15. maid. Ma soovin, et need otsused tuleksid varem.